kinni pandud ja rahvast sinna ei lubata, et kokku siis võiks siia staadionile tulla kokku 43 000 pealtvaatajat. Ja nagu vähe kiiremini. See kaugelt lööb peale. Ja Kersakov ning Martin Kaalma püüab selle Venemaa koondise ründaja suhteliselt nõrga löögi, nii et Martin Kaalmaga 2 aastat tagasi seisis Eesti koondise väravas, kui Eesti võitis Venemaa kodus 2-1. Saavad Moldovale, Taanile ja Liechtensteinile ning tõstab palli sinna ette. Raio peale ja Raio suunab, aga otse väravale kätte. Ja vaatame, kas on karistusalas kedagi. Teeverile, Teever peaga keskele. Ja pall jätkuvalt Eesti koondise käes. Andres üritas, või on Joel, kes üritas üle pea lüüa. Moskov. Ajohtlik olukord oli tekkimas. Allas natukene ja Enar ilmselt ei jaganud ära, kumb läheb selle vastu läinud mehega kaasa ja liikusid mõlemad välja ning Kersakov jäi vabaks, kui ei suutnud seda palli omaks võtta. Nii et Venemaa koondisele teine nurgalöök esimesel poolajal. Kui see tuleb alles 20. minutil, siis ei olegi midagi hullu. Ja saanud palli kohe kätte Kaalma ja oli veel õnne praegu Venemaa rünnakuga nüüd jätkub. Kohtunik ei vilistanud ka siin väravai segamist, natukene ebakindlalt Martin läks sinna praegu sellesse olukorda ja ilma asjata, kus olid nagu mehed võitlemas ka veel, et kui väravaht välja tuleb, siis peaks ikkagi pall nagu kindlalt tema olema. Et Jartsevit võis peaaegu pidada Venemaa jalgpalli messiaseks, aga kuidagi väga kiirelt kukkus see kõik kokku ja eriti sellest 1-7 kaotusest Portugali meeskonnal räägitakse palju ja seda Vene jalgpallifännid Jartsevile ja Venemaa koondisele ei ole seni veel andestanud. See oli nüüd viimane mäng, aga ütleme niimoodi, et see selline lagunemine on tegelikult kauglöök ja eksis Martin Kaalma kahjuks, nii et Venemaa koondis läks 25. mänguminutil kohtumist 1-0 juhtima. Värav ei millestki. Jah, see löök oli ka selline ebaõnnestunud, nagu libises see lööja ja läks natukene üle jala ju see löök ja põrge oli veel enne Martinit ja tundus, et ka Martin ei saanud sellel pehmelt väljakult väga hästi minema, et kuidagi töntsiks jäi see hüppe nagu ja ei ulatunud pallini. Nii et Andrei Karjaka lõi Venemaa koondise esimese värava selles mängus. 23. kohtumist mängib Andrei Karjaka täna Venemaa koondise eest ja see oli talle 5. värav. Venemaa meistrivõistlustel samuti Karjaka on... No just nimelt kauglöökidest väga palju ja aga näha on, kuidas ta tugijalg libises ja Martin arvestas ilmselt seda libeda väljaku põrget väga valesti ning ei ulatunud pallini. Aga kuidagi ka see hüppe jäi tal nagu selliseks pehmeks, et ei olnud ka mingisugust katet kaitsete poolt, et tundus, et ei olnud valmis lihtsalt selleks löögiks. Natukene liiga kerge väravaga. Ja kõige rohkem rõõmustas Rinat Assai. Ja kuid tundus, et Jartsev oli sellise olemisega, et suur kalju, mitte kivi, vaid kalju lausa langes kurjatult. Aga mäng ei ole veel siiski lõppenud, mängitada näid pool esimest poolega. Ma meenutan, et ka Läti vastu jäi Eesti koondis on 0-1 kaotusseisu. Siin peaks nüüd veel näha olema, kuidas selgelt libiseb tegelikult lööja ja tuleb sellepärast võib-olla ka selline natukene ootamatum löök Martini jaoks. Ja Venemaa koondis ründab. Smertin. Keskele. Ugaev. Vastakse Karjakat. Allasid vale arvestuse Aut Jänemeste. Nüüd mängiti hästi läbi. Mängib karistalas palliga ja 2-0, nii et paari mänguminuti jooksul on Venemaa löönud 2 väravat eestlastele. Paanika nüüd Eesti koondise rivistuses. Oleme jäänud 0-2 kaotusseisu. Kuidagi väga palju ruumi anti seal oma karistusalas, et kui mängu alustati, et kui selliselt ruumi antakse seal keskjoone juures ja loetakse neid sööte, kus tulevad, ei ole nagu probleem, aga seal mänguskoori tehakse siiski karistusalas ja seal ei tohi nii palju ruumi anda. Väga kergelt said lühikesest audist venelased kasti ja mängisid seal nagu takistamatult meie vahelt läbi. Paar ühepuute. Väga hea söödu Karjakale, Karjaka läheb rahulikult, petab seal Jäägerit, söödab keskele veel ja vabalt lööb peale Ismailov. Just nimelt ja kui iseenesest vaadata, siis oli seal 3 meest audijoone juures seda auti vastu võtmas ja ka väravees oli 4 meest, aga ikkagi on piisavalt ruumi venelastel seda palli mängida. Praktiliselt võib öelda, et ei segatud, et nagu treeningul markerite vahel.
praegu poisid peavad ikka ennast kõvasti kokku võtma, kui ei taha, et neil puur päris täis lüüakse. Nii et Marat Ismailov siis lõi oma karjääri Venemaa koondise esimese värava. Järtsev paremal, vasakul Tassajev. Taas kord siis Tassajev kõige emotsionaalsem. Legendaarne see värava. Ja Sutšov lööb ja lööb kolmanda värava esimesel poolajal venelaste kasuks. Nii et Eesti mäng on täiesti lagunenud. Oleme jäänud juba 0-3 kaotusseisu esimesel poolajal. Nii et 30 teisel mänguminutil lõi kolmanda värava Dmitri Sutšov. Kuidagi tundub jälle, et kaitsjad pelgavad ikkagi seda pehmet ja libedat väljakut, et kui nagu see pall sinna selle kahe liini vahele mängitakse, siis ei ole kedagi, kes seal nagu agressiivselt peale käiks vaid üritatakse nagu katta oma tsooni ja praktiliselt ei takistata seal kahe liini vahel mängijad. Nagu praegugi on näha, et Sutšov tuli alguses vastu ja liikus uuesti edasi ning mitte keegi teda ei katta ega keegi ei liigu talle vastu, et teda lööki segada. Ja täiesti rahulikult saab lüüa ja muidugi fantastiline löök. Nii et Venemaa juhib Eesti vastu 3 värava, 3-0 Lindpere. Ja seekord Martinil ka raskem, et see pall tuli ka just Raio Piiraja tagant. Ja nii täpne löök ka, et sinna on päris raske järgi jõuda. Rjaka, Ismailov ja Sutšov. Just finaalturga. Hästi Andres tuli ja kaitse praegu eksis. Ei olnud palju puudu oma väravast. Ja kui hakkame suuret avaldama, siis hakkavad ka venelased rohkem eksima, nii et Eesti koondisele tuleb nüüd kolmas nurgalöök. Tundub natukene, et venelased on jäänud nagu mugavaks ja selliseks uinutanud natukene ennast ja siis, kui tuleb see vähe teravam olukord, siis ei olda päris valmis. Praegu päris selline õnnetu tõste oleks võinud ka oma väravasse minna. Jerehov annab nurgalööki. Ja hästi tuli vahele ja... Napilt jäi puudu väravast praegu. Hästi Kristen suunas selle nurgalöögi sinna värava ette ja ei olnud väravail sugugi kerge seda tõrjuda. Kaitsjad tulid appi ja lõid palli minema. Eesti koondisele praegu väga lähedal on oma esimesele värava. Lõid hästi palli, kohe tulid 2 eestlastele peale. Evsejev vahetas mängu poolt, tuli üle selle vasakule äärele. Äärevahetus oli täpne ja... Kersakov palliga. Ja Allas koperdas talle otsa ja siit annab väljakukohtunik Šveitsist Massimo Pusaka Venemaa koondise kasuks penalti. Jah, väga korralikult teenitud penalti, sest Kersakov, kes sai palli, kohe murdis ennast sinna Allase ette ja hoo pealt Allasel ei õnnestunud kohe pidurdada ning jooksus lihtsalt otsa ja Kersakov, kes ka ootas seda, kukkus kohe väga kergelt ja ta just läks selle peale väljagi, et astus sinna Allase ette ja ootas, et kui teda kontakt tuleb, nii kohe kukkuda sinna ja sai oma tahtmise. Dmitri Loskov läheb penaltit lööma. Ja aimas küll suuna ära Martin Kaalma, aga sellest löögist läksid nüüd venelased 4-0 kohtumist juhtima. 3 väravat on venelased löönud esimesel poolajal, nüüd 4. teisel poolajal. Dmitri Loskov. Oli siis oma Venemaa koondise karjääri alles esimese värava, täna on tal 15. kohtumine. Jah, Martini käsi ei olnud ka pallis siis kuigi kaugel, aga siiski ei suutnud selle palli tõrjuda. Nii et 4-0 juhib Venemaa Eesti koondise rünnakul. Teever, Terehov ja olukorra päästab Vjacheslav Malofejev. Selline on siis mäng Krasnodaris, oleme 0-4 kaotusseisus. Selle valiksarja kõige suurem kaotus ongi meil 0-4. Nüüd on rünnak mees ka. Aga see oli siiski täpne ja... Rooba tuli võitis palli, aga otse nüüd venelastele Kussevi kätte. Kui kaitsed lükkavad veel ründajale palli, aga vähemalt Raio võitleb lõpuni vähemalt olukorras. 5. värav oli väga lähedal, nii et Raio... Et Kaalma peab praegu Raiot tänama selle eest, et seis ei ole 5-0. Ma arvan, et kogu meeskond peab seda tegema, aga jah, lihtsalt tuleb võidelda ka igas olukorras lõpuni, et ei tohi anda võimalust. Jälle suhteliselt kergelt saadi see pall üles. Sutšov mängis sealt 2 kaitsest läbi ja natukene õnnega põrkas see pall edasi. Ja Eesti teeb nüüd teise vahetuse. Dmitri Krugov tuleb, asendab Ingemar Teeveeri.
nii et Eesti koondises 2 vahetust. Šetšov võtab palli tagasi Smertinile, kes on ainsa mehena sinna taha jäänud venelastest. Kui Klov sai nüüd väljakule, siis nendeks kohtunik antud lisaminutiteks, jah. Esimest poolpikkus, jah, reeglid tõhtas natuke vastast. Ja mängu viimastel sekunditel antakse nüüd Venemaa koondisele. Kohtunik lõpetabki mängu ilmselt, jah. 2 lisaminutit siis oli. Jah, näitab, et sai täis enne aeg. Nii et Georgi Jartsev pääses seekord kerge vaevaga. Venemaa koondis alistas Eesti koondise päris suurelt, kokkuvõttes 4-0. Nii et see oli siis selle aasta viimane maailmameistrivõistluste valikmäng Eesti koondisel. Juba järgmisel aastal mängitakse kodus 26. märtsil, kui vastaseks on Slovakkia ja 4 päeva hiljem on Venemaa-Eesti korduskohtumine samuti koduväljakul A Le Coq Arenal. Nii et selline see tänane mäng Krasnodaris oli. Läksime suuremate lootustega tänasele kohtumisele vastu, aga midagi parata ei ole, sest jõudude vahekord hetkel selline on, et Venemaa suutis meid üle mängida koguni 4 väravaga. Nii et siit Krasnodarist lõpetame, kuulame aga veel mängujärgseid muljeid ja vaatame siis ka kohtumise väravaid. Nii et palun, Priit.